No joo kõigile Brigitte blogi vaatajatele, ma olen kaua aega tiisinud oma Insta stories teid, et mul oli siis 5 nädalat Consapiga kava ja ma näitan põhimõtteliselt ära siis, milline see kava 5 nädalat välja nägi. Long story short, ma tegin 5 trenni nädalas. See, mida te täna näete, ma näitan selle kava ette, aga lihtsalt selleks, et ma ei peaks nagu võõrast inimeste ees trenni tegema. Samal ajal, kui meid filmitakse, see on nagu suht cringe. Siis ma näitan ära lihtsalt, millised need harjutused olid, mida ma teen, aga teadke siis, et tegelikult see oli nagu üks päev, teine päev, 3. päev, 4. päev, 5. päev, et tegelikult ma nagu ei ole, ma olen praegu sama riietusega, aga tegelikult need on nagu erinevad päevad. Aga kava siis näeb välja selline lühidalt, et on ülakehapäev, on alakehapäev raskustega, siis on alati üks MyFitnessi treening, siis on üks kaardiopäev ja 5. trenn on lihtsalt see, mida ma see nädal tunnen, et ma tahaks veel teha. Ülilihtne. Ja selle kavaga siis ma saingi siukse suht püssikeha, aga miks see kava täpselt selline on, nagu ta on, siis sellest räägib juba Consap. No tšau, Consap. Aasta aega möödas, ma olen jälle sinu juures. Mis sa arvad, mis ma tahan su käest saada? No ma arvan, et trenni alast Jah, sul on täiesti õigus. Ja loomulikult ma siis pöördun sinu juurde, et ütle mulle, mis ma pean tegema, kui kaua, et olla ilusate õlgade ja peenikeste jalgadega tüdruk. Ühesõnaga, palju meil aega on? 5 nädalat. No kui me tahame lihast kasvatada, siis jah, mingisugune 2-3 näiteks jõutrenni ja siis jah, 2-3 siis sellist kardiot, et lihtsalt lisakalorid põletada ja mida erinevamaid lähenemisi kasutad, seda paremini sa ära taastad. Kui sa teed sama nurga alt samamoodi, sama lihast kogu aeg, siis ei taastu ära, aga ongi, et kui üks päev teed ühte trenni, näiteks jõudu, teine päev teed vastupidavust, siis need ei sega üksteist, siis sa saad teha suht tihedasti. Ja me sinuga siis sellise kava peale tulime, et siis ükskord ongi kardio, 45 olgu selleks, ütlesid, et sul on suva, kas ma teen ratas, kas ma teen, ma ei tea, jooksu, mis iganes osanaga, üks on kardio, teine oli MyFiti trenn, mis on mu lemmik, muuseas on toning ja Brazil butt lift. Kui üks nädal ongi nagu näiteks 2 jalatrenni, et siis oleks nagu 2 käetrenni, et olekski see, et oleks ülakeha, alakeha oleks nagu, kuidas ma ütlen, võrdselt, siis kuidagi mõlematele võrdselt rõhku pannud, eks ole. Ja, et kui sa teed 2 jalatrenni, siis kui sa teeksid jõusaalis 2 ja siis Brazil buttis pead vaatama, et paljuks ei lähe. Ja see ütleme, need rühmatrennid, jah, nendega mingi piirini kasvatab lihast. See on nagu tore 2-1 nagu keskmisel inimesel, et põletab nii kaloreid, on intensiivsem kui jõusaal, kui siis ka mingi piirini kasvatab lihast. Ja kaua ma tegelikult pean seda treeningkava tegema, et ma nagu kindlalt tulemusi näen, sest ma küsin nagu inimese käest, kes tahab kindlalt tulemusi saada, teda ei huvita nagu see, et mingi liigume rahulikult, ta ikka tahab kohe saada kõike nagu. No kui sa teedki 5 nädalat, siis võib päris julma anda, et jah, eluaeg niimoodi ei saaks treenida, aga mingi perioodi on isegi täitsa okei, et sa teedki rohkem trenni ja tihtipeale ka tippsportlased jõutõstjad näiteks ennem võistlusi teevad, et mingi aja nagu hammerdavad trennis ja siis teevad ennem võistlusi puhkuse, siis tuleb see treeningefekt avaldub, et on tippvorm. Aga ta ikka, teeme ära.